poisid käisid seal tuletõrjes, sõjaväestatud tuletõrjes, ilmselt oli neil mingi päris spetsiifiline leping, mille kohta ma ei oska midagi öelda, aga nad olid minu meelest seal lausa 24 tundi, eks ole, valves. Ja siis ma ühe korra käisin Antsul kaasas seal, vaatasin, mismoodi see elu on ja mind hakkas see filosoofia nagu huvitama, et no, et mis see tuletõrjuja või siis päästemehe elu nagu on, et sa istud ja ootad, mida sa ootad tegelikult, ootad, et sa saaksid teisi aidata, aga selle aitamise eelduseks on see, et kellelgi läheb midagi põlema, mis omakorda on suur õnnetus. See meenutas mulle natuke niisugust väga filosoofilist filmi Tatari kõrb, mis rääkis sõjaväelase elukutsest ja selles filmis mehed ootasid terve oma elu. Ja siis, kui nad olid omadega läbi, nad olid vanad, nad olid haiged ja peategelane viidi tollases siis nagu kiirabitõllas minema, siis ta nägi silmapiiri tolmu ja sealt tuli vaenlane. Ühesõnaga, sa olid oma elu elanud ilma selleta, et ei oleks juhtunud seda õnnetust, ei oleks juhtunud sõda, aga sa ise polnud oma viimse päeva lahingusse suutnud minna. Mulle meenutas see tuletõrjujate värki. Meil Eestis on ju tuletõrjega seotud üleüldse niisugune kultuuriline ärkamine. Räägime siin puhkpillikooridest, igasugusest klubilisest tegevusest, kuna Tsaari Venemaal suures osas oli keelatud. Rahvuslikel põhimõtetel organisatsioonide loomine, no näide on siin, eks ole, et korporatsiooni ei saanud eestlased teha, tegid seltsi, eks ole, ja seltsi sai luua ja siis tulidki tuletõrje juurde need samad puhkpilliorkestrid, igasugused koorid, suvised üritused. Oma lapsepõlvest, ma mäletan Harglas, kus ma igal suvel olin, seal oli suve suurim pidu, oli pritsimeeste pidu. Ja ma mäletan neid autosid ja siis mulle tundus, et see niisugune, tegin ma selle avalduse ja ta läks Tallinna filmis läbi ja siis me hakkasimegi ootama. Operaator oli väga hea mees, Nikolai Šarubin. Ja loomulikult me selle peale sattusimegi, millest me filmi tahtsime teha. Ühesõnaga, meie väike film ja meie saatus elas üle selle sama, millest juttu oli see Tatari kõrve näide. Et me istusime seal kuu aega. Isegi niimoodi, et mõlemal on võimalik istuda, istus üks, aga kaamera oli kaasas ja juhtus väga vähe asju. Ja siis, kui me ühe korra päeval läksime Tallinna filmi palga järele, siis juhtus niisugune tulekahju, kus oli kõik see, millest me olime unistanud, oli vägev tulekahju, oli tuletõrjujate taiplikku, kangelaslikku, ükskõik millist tegevust, olid morodörid, kes saadi kätte. Ja sellest me olime kõigest ilma jäänud, nii et see oli. Ja edasi, kui me sinna tulime tagasi, siis oli jälle see sama vana rida, et mehed rippusid üle akna, vaatisid mööduvaid tüdrukuid suveriides, praadisid kartulid ja pikutasid. Ja siis oli veel Matinõude ja ma ise, meil olid ka raamatud kaasas, tollal ei olnud mingid MP3 playerid, ei olnud muuseas isegi tavalist kassetiga töötavat playerit, nii et raadio mängis pidevalt, aga mõned mehed nagu suutsid ajakirju seal lugeda, aga Mati ütles niimoodi, et kogu selle aja jooksul, et oli 10 aastaid seal tuletõrjes on, ei ole tema suutnud läbi lugeda seal mitte ühtegi raamatut, et mingisugune pinge on peal. Aga Mati ka ei tahtnud torus sõita. Matinõude. Ja ta ütles, et ei, et siis oli väga aktuaalne see automaatne alarm, mis anduri ja suitsu ja kuuma peale nagu reageeris, aga kuna need olid ebatäiuslikud, siis pidevalt oli kõrgema järgu väljakutse, need olid siis koolid, lasteaiad, rääkimata muuseumidest, teatritest ja sellistest ühiskondlikest asutustest, siis kutsuti mitu üksust korraga välja, staabi, auto ja kõik, eks ole. Ja Mati viitsid nende automaatväljakutsete peale minna, tema ütles, et dispatcher öelgu, et kui oli ikka inimese häälega nagu välja kutsutud, et siis on minek, aga et nende piiksumise peale nagu ei taha väga minna. No siis liikusid igasugused linnalegendid seal ühe venna kohta, kes iseenesest rääkis, noh, ta käis Siiriuse tähtkuju söösel ära kuskil, et tuli tagasi ja niisugune. Mis asja? Ja, no iseenesest mõistetavalt, ega tema ei hakanud teistele seletama, aga ta käis ära, tal oli igasugused imelised sidemed, ebamaised
ja keegi seda nagu väga tõsiselt ei võtnud ja viitsinud eriti ka kuulata ja ta sai ka sellest aru, et nagu keegi tema juttu ei usu, aga samas vennad rääkisid kõik nagu ühest suust, et see tüüp tulis tulekahju ette. See oli niimoodi, et ta magas, ega ta oli aru saanud selle aastakümne pikkuste töödega, et tööajaga seal tuletõrjes, et ega tal ei ole mõtet hakata selgitama, et tal on mingid ebamaiseid sidemeid. Aga seda nad ütlesid jah, et kui see sell öösel tuli voodist üles, pani partjankad ja kirsad ja riided selge, hakkas rahulikult alla minema, siis tuligi kell ja oligi väljakutse. Lõpuks meie filmimise ajal juhtus üks traagiline õnnetus, nii et ühelt tulekahjult tulnud suur uraal oli kas vale väljakutse peale vist, see ei olnud isegi mitte see elektrooniline väljakutse, vaid oli vale väljakutse ja mehed kihutasid Nõmme mäest alla ja kuskil tipi ringi juures oli see vesi niimoodi kiikuma hakanud, et lükkas uraali kummuli ja mees ei surnud. Raske juhus on. Teate, meil oli oma Tallinnfilmi rahvbuss kaasas oma juhiga. Ja kuu aega oli nii ettevaatlik meest oli endine bussijuht ja ütleme niimoodi, et see oli koomiline sellest, et meil oli rahv, mis oli tolle aja mõistes kiire ja väike auto. Meile pandi sireenid peale mingi eriloaga. Aga kõik uraalid ja 10-tonnised autod olid ammu enne meid kohast, meie autojuht ei julgenud sõita. No. Tal oli omamoodi õigus kaasast. See oli hästi ettevaatlik mees. See sõitis selle rahviga 30-ga ja Nõmmel ka me filmisime seal mingisugused kaadrid, mul on täna meeles, et seal oli peamiselt ikka küll kesklinnas, aga käisime ka mujal, käisime ka Paldiski maanteel, käisime Nõmmel, filmisime seal mingisuguseid olustike detaile, magavaid mehi ma mäletan ja mingisugused asju, mis tundusid meile nagu foto mõttes huvitavamad. Me filmisime tuletõrjujate pidu Haapsalus, nii et ka Haapsalus on see pritsimeeste pidu, kus on orkestrid filmitud ja mürtsu ja kärtsu ja see oligi tuletõrjujate mingi pidu Haapsalus. Aga vaat ilutulestikuga ma vist see oli ka Haapsalus, jah. Ja siis me filmisime mingid tuletõrjevõistlusi kuskil, kus oli see voolikuga jooksmine. Aga tõtt öelda, mul oli endale ka üllatuseks, et see oli rahvusvahelistele standarditele vastav sport. Loomulikult nad ei olnud oma linasest riidest kirsavoidega, vaid nad olid ikkagi enam-vähem spordiriietuses, mis veidi imiteeris tuletõrje riietust, kaasa arvatud kiiver. Kõik oli kergeks ja lihtsaks tehtud, nad saaksid kiiresti joosta voolikute värkidega, aga ta oli niisugune. Ja nad väitsid, et see oli mingisugune rahvusvaheline standard, mille nad vastasid. Ma kaldun kahtlustama, kindlaid asju mul ei ole, aga ma kaldun kahtlustama, et osa vendi olid seal sportlastena kirjas. Kindlasti nad võisid olla kas 10-võistlejad või 5-võistlejad või ükskõik mis võistlejad. Aga et nad seal hulgas tegid ka tuletõrje tööd, said sealt palka, olid nii-öelda amatöörid, eks ole. No, see oli teada, mismoodi siis amatöörid olid, praegu on see umbes samamoodi. Kuna inimesed istuvad päevade kaupa aastaid koos, siis nad on üldiselt õppinud ennast väljendama. Ja see mees, kes rääkis ju sellest sõjajärgsest värgist, kui oli meeste puudus. Mul on isegi tema lause tsitaadina meeles, ta ütleb niimoodi, et meil kellad Sees tulekahju. Igavese vile ja veeloksudes läbi terve linna jõuame kohale, teeme ukse lahti, laud on kaetud, naised istuvad soengut peas laua taga, me karjume teed voolik peos, et kus põleb, need ütlevad, istuge kõigepealt laua peale maha, eks me siis vaatame, kus põleb. Mis mind hämmastas oli see, et sealt samas platsi peal, kus mehed pesid autosid ja kus on torn voolikute kuivatamiseks, et seal toimus rivistus ja see oli eesti keeles. Ma elus esimest korda kuulasin sõjaväelisi käsklusi eesti keeles. Esimeses üksuses käis kogu see asi eesti keeles. Siin Sosnovka sain saatest aru, et kell 16.19 tulekahju on likvideeritud. Me olime Šarubiniga, istusime seal ja öeldi, et kõik ülemused sõitsid lennujaama vastu võtma. Aasta oli 79. Loomulikult pidi see üks aasta enne olümpiat valmis olema. Ja siis ma vaatasin, et tuletõrjad tulid sealt sirge seljaga tagasi. Nemad olid ainsad, kes keeldusid sellele vastuvõtte aktile alla kirjutamast. Tuletõrje ohvitserid vaatasid kogu selle ehituse üle ja siis läks teiste meestega jutuks. Loomulikult nad ei saanud seda vastu võtta. Raudkonstruktsioon. Tavamõistus ütleb, raud, et see peaks päris tulekindel olema. Raud langeb sisse kiiremini, kui makaron pehmeks keeb.
ja on sama vedel, eks ole. Nii et puit ja paljud teised materjalid, ka betoon on sellest oluliselt tulekindlamad. Ja Sergei ei võtnudki seda lihtviisil vastu. Ütles tema seda alla ei kirjuta ja nad olümpiamängud tema pärast kas või ära. Ja nad olid sama külmakõhuga vennad, ma vaatasin pärast mingit Ameerika filmi, Ameerika tuletõrjeks. Nemad vastu ei võta ja kõike, nemad oma hinge peale seda pattu ei võta ja nii et sellised inimesi oli ka tollal huvitav, et ma nendega palju kokku puutud. Ja Sergei ütles, et teil on olemas kindlad normid, võtate plätserdate spetsiaalse tulekindla kassiga kõik need asjad, kõik need konstruktsiooni üle, nii ta on tehtud, jumal tänatud. Muidu siis ta ei võtnud vastu, ka üks asi tuli veel meelde. Ka suitsu ärapumpamise šahtid ei olnud reeglipäraselt korras seal. Sest kui tulekahju hakkab, läheb kõik suitsu täis, inimesed jäävad sisse, mitte kuhugi pole minna. Selleks on eraldi elektrikontuuriga suitsu välja pumpamise need kanalid, mis tõmbavad selle suitsu välja, et inimesed vähemalt mingi aja jooksul jõuaksid välja. Nii et küsimus oli materjalides, suitsu välja pumpamises. Ma ei mäleta, kas hüdrantides seda ma ei oska öelda igatahes. Kõigile keskomiteedele värkidele vaatamata Pritsimees pidas ajas oma rida ju õieti tegi võib-olla. Nüüd on ta korras, õnneks pole mingit tuleõnnetust seal juhtunud. Kui see oleks tegemata, siis saatan juhib neid asju, siis oleks kindla peale saanud. Ma mäletan, et oli bussi peal oli staabi auto ja mind just see üllatas, et osa valgusallikad olid samasugused, mis meie kasutasime, need joodlambid ja nad panid neid üles ja neid oli ka vaja. See meeles, et oli see tehnika, tulid esimesed voolikud, mis olid Norrast toodud, mis kannatasid suurt rõhku. Need voolikud olid esimesed katsetuseks ja siis veedi poisid käisid seesama Vassiljev ja need käisid ja siis Ülemustega koos nad olid käinud uut tehnikat vaatamas. Ja siis oli näidatud neile seda niisugust uutmoodi otsikut sellele pritsile, mis veetolmu välja paiskas, seda sai sealt reguleerida, eks on nad enamus kahjustusi olid veekahjustused, ühesõnaga nad uputasid nii selle korteri ära, mis põles, kui ka kõik alla olevad, eks ole. Nii et sellega ta nagu näitsid ja poistel oli, nad käisid seda katsetamas mingis polügonil, need olid selles täielikus vaimustuses. Ja ta kannatas rõhku, ma ei tea, kas on võimalik või, kui palju atmosfääri praegu, kas see oli 30 või. Aga oma ametisse suhtusid nad lugupidamisega ja rääkisid igasuguseid imelikke lugusid ja rääkisid, et paradoksaalseid asju, nagu ka see, mis see elukutse endaga on seoses, et arg ei tohi olla. Arg saab surma. Kui sa oled ise veel, oled väike ülemus ka, sa ei tohi seda näidata kaasvõitlejatele juba. Mis puutub siis filmi üleandmisse, siis ühe kaadriga oli tegemist ja seda ei arva tänaseks päevaks mitte keegi ära. Ja see jäi sisse sellest, et see oli Eesti NSV kinokomitee, kes võttis pärast, kõigepealt oli Tallinn filmi dokumentaalfilmide toimetuskolleegium, siis oli Tallinn filmi kunstinõukogu, Tallinn filmi direktor, siis esitati Eesti NSV kinokomiteele, need vaatasid üle ja leidsid ühe kaadri, mis neil, ma arvan, et kas käsivadki nüüd välja lõigata. Mul on seal lõpus üks hästi pikk panoram, ühe hästi vägeva plaadi foto peal, kus on ilmselt 100 tuletõrjujat, kõigil läikivad kiivrid peas. Ja see panoram läheb küllalt pateetilise muusikaga mööda seda inimeste nägusid, eks ole. Ja keegi küsis, et aga mis foto see niisugune on, kes ütleb, et siin nende hulgas ei ole mingit metsalendade pealikku või kodalikku natsionalisti. Aga no ma ütlesin, et aga me ei näita teda, kui ma olin Moskvas ideoloogiat õppinud, eks ole. Meie eksponeerime teda mitte kui metsalendade ülemat, vaid kui tuletõrjujat, siis vend või ise ka käega, ma mäleta, kes see oli ja nii ta meil sisse jäi. Veel seda elu uuesti otsast peale hakata. Kui ükskord ja tõesti teise ilma minna ja uuesti sündida, siis ma mõtlen ainuke elukutse, mille peale ma uuesti jääks tagasi, sellepärast elus on neid töösi ju igasugust tehtud. On kõige õilsam, mina mõtlen, tuletõrje elukutse.